Ja nüüd meil tegelikult ongi vaikselt võimalus hakata ette valmistama siis meie viimast ettekannet, et Helin Kask Haridus- ja Teadusministeeriumist ja Kairi Janson Eesti Keele Instituudist on ette valmistanud siis teema eestikeelsete kõrgkooli õpikute ja terminitöö programmidest. Et palun, Helin. Ja, tere kõigile, mina olen Helin Kask, Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna nõunik ja Kairi Janson on siis Eesti Keele Instituudis nende programmide koordinaator ja tema siis aitas mul seda ettekannet täna ette valmistada. Ja räägin siis Haridusministeeriumi kahest programmist. Esimene neist siis kõrgkooliõpikute programm ja teine terminitöö programm. Nii, ja sissejuhatuseks, et mis nende programmide eesmärk või mõte siis on, et need on kaks programmi, mis on loodud siis selleks, et Eesti teadus- ja erialakeelt väärtustada ja arendada ja samuti siis eestikeelset terminivara arendada ja soodustada ja populariseerida, et neid rohkem kasutataks, et need leviksid, et need oleksid siis teadlastel sellised loomulikud kasutada. Neid programme rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ja nende elluviimine ja koordineerimine on siis üle antud Eesti Keele Instituudile, mis tähendab siis seda, et nemad tegelevad selle tehnilise poolega, suhtlevad taotlejatega, korraldavad taotlusvoorusid ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma räägikski siis nendest mõlemast programmist eraldi, esmalt kõrgkooliõpikute programmist ja teiseks terminitöö programmist. Kõrgkooliõpikute programm, selle praegune versioon jõustus siis 2018. aastal, aga tegelikult see ei ole midagi uut või esmakordset, et kõrgkooliõpikute programm eri vormides on olnud juba Eestis olemas aastast 2008 ja lihtsalt need programmid on siis niimoodi mõtteliselt jätkunud. Ja mida kõrgkooliõpikute programmist siis toetame, on siis esiteks muidugi nende õpikute koostamine ja teiseks siis ka mitte vähem oluline nende õpikute autorite tunnustamine. Et kes on ise olnud õpiku koostamisega kunagi seotud, see ilmselt teab, et see on tegelikult üks väga mahukas, põhjalik ja suur töö ja seetõttu on kindlasti oluline neid inimesi ka tunnustada. Kui nüüd rääkida kitsamalt sellest kõrgkooliõpikute programmist, siis selle eesmärk on see, et esiteks, et meie teadlased, õppejõud, et nad oma valdkonna terminivara siis looksid, aga et nad siis ka võtaksid seda õppetöös kasutusse. Ja kus siis muidugi seda kõige parem teha, muidugi kõrgkooliõpikus ja see on siis ka tegelikult see, mis võimaldab eestikeelset teadussuhtlust süvendada ja arendada. Et kui siin ka enne just paar ettekannet tagasi oli juttu sellest, et valdavalt näiteks inglise ja saksa keeles, siis ilmselt see ei ole mingi üllatus, et väga palju ju täna praegusel ajal teadust tehakse inglise keeles. Siis ikkagi, et ka see eestikeelne terminivara ei jääks seal unarusse ja tegelikult nagu ka sellest ühest ettekandest välja tuli, et see eestikeelne kokkuvõte kipub sageli olema väga napp, sest tegelikult meie soov ministeeriumis on see, et need kokkuvõtted ei oleks nii napid, et praegu need on muidugi sõnastatud väga umbmääraselt need ministeeriumi ootused, et oleks ammendav kokkuvõte, siis tekibki küsimus, et aga kui mahukas on siis see ammendav kokkuvõte, et eks see on kindlasti ka eraldi diskussioon. Aga kindlasti need eestikeelsete kõrgkooliõpikute toetamine on üks võimalus, kuidas seda eestikeelset terminivara levitada, juurutada ja selle kaudu siis ka sellist eesti teaduskeelt tasemel hoida. Ja kindlasti on selle programmi puhul oluline ära märkida see, et selleks, et me saaksime seda terminivara võimalikult laialt kasutusse anda, et kõik õpikud, mis selle programmi toel valmivad, peavad olema esiteks tasuta kättesaadavad ja teiseks ka elektrooniliselt kättesaadavad. Et see ei tähenda seda, et neid õpikuid ei tohiks üldse raha eest müüa, aga see tähendab seda, et neile peab olema loodud ka tasuta ligipääs. Ja see on siis just selle sama eesmärgil, et see eestikeelne teadussõnavara jõuaks võimalikult paljude inimesteni, et see ei jääks kuidagi maksumüüri taha.
Aga aastate jooksul, alates 2008. aastast, on selle programmi toel kokku välja antud juba üle 100 kõrgkooliõpiku. Et siin ma seda täpset arvu ei oska praegu seetõttu välja tuua, et see programm on käinud nii-öelda käest kätte, et see praegu on EKIs, siis on ta olnud Harnos, enne Harnot olid meil veel seal erinevad asutused, mis liideti, aga üle 100 õpiku on siis tõepoolest praeguseks välja antud ja ma olen siia lihtsalt pannud ka võib-olla informatiivses mõttes 2 viimase aasta statistika, et näiteks praegusel 2025. aastal on ilmunud programmi toel 4 õpikut, panin siia 2 neist kirja, näiteks ehitusgeodeesia ja astronoomia põhikursus ja algatati 4 projekti, see tähendab siis seda, et selle programmi komisjon andis toetust 4 uuele õpikuprojektile, mida siis nüüd autorid loodetavasti on asunud kirjutama ja koostama. Ja on näiteks innovatsiooni juhtimine või geriaatria, meditsiinivaldkonna õpik. Ja möödunud aastal ilmus siis programmi toel 6 õpikut, näiteks filmikunst või erivajadustega õppijad, ja algatati siis möödunud aastal ka 6 õpikuprojekti, näiteks teaduseetika õpik või ka autoriõiguse õpik, et näiteks autoriõiguse õpiku puhul üks põhjustest oli ka see, et suurte keelemudelite sellise plahvatusliku kasutuse tõttu autoriõigused olid ka ühiskonnas laiemalt väga palju arutati sellel teemal ja kuna just ka selline taotlus tuli, siis komisjon tundis, et vot see väga hästi haakub ka praegu ühiskonna vajadustega ja sai siis see õpikuprojekt toetuse. Ja kui nüüd küsida, et kui kiiresti üks õpik valmib, eks see oleneb väga palju sellest konkreetsest õpikust, sellest autorite kollektiivist, et see võib minna paari aastaga, aga need võivad ka venida, et siin on keeruline öelda, see sõltub väga palju nendest autoritest. Aga ma loodan, et see tagumistesse ridadesse on ka näha need kriteeriumid, aga et mille põhjal siis üldse tehakse otsus, et mingi õpik saab toetust ja mida mitte. Et ma kohe järgmisel slaidil räägin natukene lähemalt ka sellest hindamisprotsessist, aga tegelikult mis neid hindamiskriteeriume on kokku 11. Ja siin on muidugi ka selliseid punkte, mis ei puuduta otseselt keelekasutust või terminoloogiat, aga nagu te näete, see 6. ja 7. punkt on väga tugevalt need, mis ka tegelikult just sellele keelekasutusele rõhuvad, et punkt 6 ongi siis keelekasutus, et üleüldiselt, et see keelekasutus oleks ladus, sujuv, et ta ei oleks kuidagi võõrapärane või näiteks kantseliitlik, aga punkt 7 toob siis keelekasutuselt eraldi esile just ka seda terminoloogilist täpsust ja järjepidevust ja et mõistete definitsioonid oleksid siis ka õpikus olemas, et ei oleks ainult terminiga piirdutud. Aga no näiteks kui vaadata, et mida siin siis õpikute puhul veel vaadatakse, siis muidugi kas see on selline terviklik lahendus, kas seda on võimalik kasutada ka näiteks käsiraamatuna laiema lugejaskonna poolt, et neid kriteeriume on siin päris hea hulk. Aga kuidas ja kes otsustab, missugust õpikukavandit toetada ja missugust mitte, et see on meil tegelikult selline väga mitmeastmeline protsess ja ma tegelikult võib-olla alustaksin hoopis praegu sellest teisest punktist. Et meil on siis programmi juurde moodustatud sellised alakomisjonid ja need alakomisjonid on siis tegelikult jagatud valdkondade järgi, et näiteks ongi humanitaaria alakomisjon, ongi sotsiaalvaldkonna alakomisjon, et meil on siis sellised eraldi alakomisjonid, kus on selle valdkonna eksperdid. Ja sageli need eksperdid alakomisjonides ongi ka ise kas siis näiteks õppejõud või teadlased, et nad on ikkagi selle valdkonna eksperdid kindlasti. Ja kui nüüd EKI kuulutab välja vooru, tulevad taotlused, siis need taotlused liiguvadki nendele alakomisjonidele ja iga alakomisjon saab siis oma valdkonna õpikukavandid ja alakomisjon otsib nendele õpikukavanditele retsensendid. Igal õpikukavandil on 2 retsensenti. Ja need retsensendid muidugi on ka oma valdkonna spetsialistid, nad ei pruugi olla kõik teadustöötajad, aga nad kindlasti on oma valdkonna spetsialistid, et kui me mõtleme ka selle peale, et ta peab suutma hinnata näiteks seda terminoloogilist ühtsust ja nii edasi, siis see ei olegi teisiti mõeldav.
ja retsensendid koostavad siis oma retsensioonid, saadavad need alakomisjonidele ja alakomisjonid tegelikult siis omavahel vaatavad need retsensioonid üle ja otsustavad, teevad sellise pingerea, et missugused õpiku projektid on tugevamad, missuguseid nendest nemad soovitavad siis toetada. Ja alakomisjonid esitavad siis oma ettepanekud sellele kuni 9-liikmelisele juhtkomisjonile. See on siis selline haridusministeeriumi juurde moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad siiski ministeeriumi enda esindajad, aga ka näiteks Eesti Keele Instituudi esindajad, samuti siis näiteks Tallinna Tehnikaülikoolist, ka Tartu Ülikooli raamatukogust ja Keeletoimetajate Liidust esindaja, kes siis aitab ka just seda keelelist poolt hinnata. Ja kuigi retsensendid teevad oma ettepanekud, alakomisjonid teevad oma ettepanekud, siis see lõppsõna on tegelikult juhtkomisjonil, ta muidugi väga tugevalt võtab arvesse alakomisjonide ettepanekuid, aga näiteks kui juhtkomisjon tunneb, et mõni õpik praegu on kuidagi mis iganes teema tõttu vajaks rohkem toetust või vajaks kiiremini avaldamist kui mõni teine, siis juhtkomisjon võib ise otsustada, et ei pea tingimata lähtuma alakomisjonide ettepanekutest, aga üldjuhul ikkagi seda tehakse. Nii, mul on siin nüüd mingi väike slaidi kordus. Ja selleks, et teaduskeelele ja õpikute autoritele ka enam tähelepanu tõmmata, siis selles programmis on siis ka selline auhind, parima kõrgkooliõpiku auhind, seda antakse välja 1 kord aastas emakeelepäeva paiku. Ja see antakse siis välja eelmisel aastal, et kui nüüd auhind antakse üle 26. aastal, siis antakse see 25. aastal ilmunud õpikute autoritele või ka tõlkijatele. Ja seda auhinda antakse siis alates 2010. aastast. Ja siin ka hindamiskriteeriumid siis kindlasti terminite ajakohasus ja ka keelekasutus, et kõrgkooliõpikute puhul need on väga olulised, aga lisaks siis vaadatakse ka näiteks seda, et kas seal on olemas mingisugused ülesanded, kuidas on seal näiteks kasutatud mingisuguseid e-lahendusi, et valitakse ikkagi, auhind antakse ikkagi tõesti sellistele väga tugevatele, headele õpikutele, millest võiks eeskuju võtta. Mul on siit pildid kaduma läinud, mul oli see pandud 3 pilti möödunud aastate parimatest õpikutest. Möödunud aastal materjalide arheoloogias, see oli siis Eesti Kunstiakadeemia, kui ma nüüd ei eksi, vabandust, materjalide arheoloogias oli kindlasti õpiku pealkiri ja seal siis näiteks toodi ka esile just seda visuaalset poolt, mis oli väga hästi läbi mõeldud ja näiteks paar aastat tagasi sai parima õpiku tiitli keeletoimetamise õpik, kus oli siis õpik koos sellise harjutusvaraga, et neid on olnud väga erinevaid valdkondi ja eelmisel aastal sai teaduseetika õpik selle auhinna. Kuna pildid mingil põhjusel on kaduma läinud, siis võite ise pärast võib-olla raamatukogust saate sirvida. Aga teine programm, mida me ministeeriumis toetame, on siis Termini programm. See praegune programm sai alguse 2019. aastal, aga samamoodi tegelikult see ajalugu on juba palju pikem, et esimene programm võeti vastu aastal 2008. Ja siin on siis samuti meil 2 meedet, et üks on siis Termini komisjonide ja töörühmade töö toetamine ja teine on igasuguste Termini valdkonna sündmuste korraldamine. Ja siin teeb siis otsuseid vähemalt 7-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad haridusministeeriumi ja EKI esindajad, aga ka näiteks Kaitseväe Akadeemia esindajad, väga tore on ka komisjoni liiget siin täna kuulamas näha, aga ka näiteks Tartu Ülikooli esindaja, Justiits- ja Digiministeeriumi esindaja. Võib tekitada esmapilgul küsimusi, et miks Justiits- ja Digiministeerium, et kuna neil on riigiteataja talitus, kes avaldab siis õigusakte, siis nemad ka terminoloogiale pööravad suurt tähelepanu. Seetõttu nende talituse esindaja ka siin komisjonis ja Euroopa Komisjoni tõlkeosakonnast siis ka meil esindaja siin juhtkomisjonis on. Ja Termini programmi eesmärk on siis arendada eestikeelset terminivara, et kui me mõtleme kõrgkooli õpikute peale, mille eesmärk on siis levitada ja soodustada eestikeelse terminivara kasutamist, siis selle Termini programmi eesmärk on see, et meil üldse oleks seda eestikeelset terminivara,
aga teisalt siis ka see, et luua selline ekspertidest koosnev võrgustik, kes aitaks neid termineid valdkondades välja töötada ja siis samas ka terminitööd ja oskuskeele korraldust populariseerida ja ka nende töö tulemust levitada ja populariseerida. Sellest esimesest meetmest, nagu ma ütlesin, toetatakse terminikomisjone ja see on siis just terminibaaside koostamiseks ja korrastamiseks ette nähtud toetus. Ja siin me oleme siis seadnud põhimõtteks, et me eelisjärjekorras toetame neid komisjone, kes töötavad komisjoni vormis. Ja miks nii? Seda seetõttu, et need terminid peavad ikkagi peegeldama ka sellises ühiskonnas laiemat kokkulepet, et see ei saa olla ainult ühe inimese või ühe spetsialisti nägemus, et siin peab olema ikkagi, kui tekib näiteks mõni vaidlus, et siin peab olema ikkagi mingisugune konsensus. Seetõttu siis soodustame komisjoni vormis töötamist. Ja mida me siis võtame nende taotluste puhul arvesse? Kindlasti seda, et kas valdkonnas on vajadust selle termini arenduse ja järele, kui aktuaalne see teema on, mis on see lubatavate kirjete hulk, et meil on siis välja töötatud sellised erineva mahuga projektid, on siis selline alustajate toetus, kes alles esimest korda hakkavad seda terminitööd tegema, siis on selline väikese terminiprojekti hulk, mis on siis kuni 50 kirjat ja niimoodi mahu järgi siis lähevad keskmine ja suur projekt, et kui palju kirjeid see komisjon lubab teha. Ja kui on sellised taotlejad, kes on juba varem taotlenud, siis me kindlasti vaatame ka seda varasemate kirjete kvaliteeti ja arvu ja siin on siis abiks Eesti Keele Instituut, kes oma selliste programmidega saab siis seda vaadata, vaatab siis näiteks seda, et kas mingid väljad on täitmata, mida näiteks definitsioon on puudu või allikas on puudu. Et siis seda me ka kindlasti vaatame ja anname ka taotlejatele tagasisidet, et nad saavad neid ise vahepeal ka neid parandada, aga tegelikult see tõsiasi on see, et seni, vähemalt nii kaua, kui mina olen Haridusministeeriumis töötanud, me tegelikult oleme toetanud kõiki terminikomisjone, kes on taotluse esitanud, et kuna praegu ikkagi oleme sellises aktiivses termini arenduse etapis, et me ikkagi väga ootame ja loodame, et selliseid termineid loodaks ja antaks siis inimestele kasutusse. Aga natukene statistikat siia ka, et kõik need terminikomisjonid, keda me siit programmist toetame, kõigi nende töö jõuab siis ka Sõnaveebi ja Sõnaveebis on praeguseks avaldatud ligi 140 mitmekeelset terminibaasi ja siin on näha, et tegelikult nii 2024. aastal kui ka tänavu toetati siis 59 terminibaasi arendamist, olen selliselt mõned näited pannud, Eesti viipekeel, siseturvalisus, soolise võrdsuse terminikomisjon, merekeelenõukogu, et neid on tõesti väga erinevatest valdkondadest ja kui ka teile praegu nüüd siin tundus, et tahaks ka oma valdkonna termini loomesse kuidagi panus anda, siis kindlasti ootame teid siia programmi taotlema. Ja teine meede terminiprogrammist on siis terminitöö edendamiseks ja sellest meetmest me siis toetame igasuguste terminoloogiaürituste korraldamist, on need teabepäevad, on need töötoad, on need sellised suuremad konverentsid või sündmused, et siin on tõepoolest väga erinevaid sündmusi, mida me oleme toetanud. Et see võib olla ka näiteks oma valdkonna spetsialistidega ka sellise arutelu korraldamine, et kui me näiteks mingit terminibaasi koostame, et võt nüüd me tahamegi kokku saada ja vaielda ja arutada, siis ka sellised sündmused siia alla lähevad ja ka näiteks teabepäevad, et kui nüüd on mingi hea kasulik asi valmis saanud, on see siis mõni leksikon või uuendused sinna andmebaasi, et kuidas siis seda sihtrühma teavitada, siis kindlasti on võimalik siit meetmest selle jaoks toetust taotleda. Ja mida siis siin voorus arvesse võetakse hindamisel on siis see, et kuivõrd
see taotlus, see kavandatav sündmus sobitub siis selle programmi eesmärkide ja tingimustega ja mis see eelarve on, lähtudes siis sellest sündmusest ja sellest sihtrühmast, et jällegi tegelikult võin öelda, et me oleme ikkagi püüdnud toetada kõiki taotlejaid, aga mõnikord võib-olla siis oleme teinud näiteks soovitusi, et vot korralduses midagi muuta, et tõesti ikkagi kõigile, kui vähegi võimalik, õlg alla panna. Ja siia ka statistikat. Tänavu toetasime siis 14 terminoloogia teemalist sündmust ja möödunud aastal 19 sündmust said siis toetuse. Olen jällegi siia mõned näited pannud, näiteks kriisinõustamise, terminibaasi selline teabepäev ja selle tutvustamine või siis näiteks koostööseminar rohepöörde teemal. Et tõesti siis väga erinevaid sündmusi siit toetame. Aga siia lõppu võib-olla siis ka natukene sellistest murekohtadest või mõttekohtadest, et kohati on päris keeruline selle tasakaalu leidmine, et ühest küljest me kindlasti soovime, et meil oleks siis võimalikult palju partnereid, neid terminikomisjone, kes aitaksid neid termineid luua ja arendada ja kes neid sinna terminibaasi kannaksid. Aga see tähendab ka seda, et paratamatult iga komisjoni niimoodi individuaalselt nõustada on keeruline, et EKI on siis loonud sellise keskkonna nagu Ekilex, mille vahendusel siis seda terminitööd teha ja püüab siis jõudumööda pakkuda nendele terminikomisjonidele tuge ja koolitusi Ekilexis töötamiseks, aga samas siis ka selle sisulise töö jaoks, et mis on need põhimõtted või juhtnöörid, millest peaks terminitöö tegemisel lähtuma. Et jah, et kindlasti komisjonides selliseid suuniseid on näha, et on vaja selliseid suuniseid, kuidas seda teha, et kas või näiteks see, et mis on kindlasti kõige olulisemad väljad, mis peavad olema täidetud, mis on need nõuded või ootused ka, et kuidas, missuguse infoga need väljad on täidetud. Ja kindlasti siis ka see, et sõna veebis erinevat infot on ju päris palju, et kui te praegugi mõtlete, et kui te näiteks mõne sõnaartikli lahti võtate, infot, mida selle kohta leiab, on väga palju, praegu see oskusteave on kuvatud seal kõige all, et kuidas see info ikkagi kasutajatele võimalikult lihtsasti nähtavaks teha, et nad seda kasutada saaksid. Ja kindlasti ka see rahaline pool, et nagu ikka soovijaid on rohkem, kui on võimalik toetada, eriti kõrgkooliõpikute puhul annab see nagu eriti teravalt tunda, et see toetussumma on siin aastate jooksul jäänud samasse kanti, samas selge on see, et elu on vahepeal kallimaks läinud, et nagu öelgi, et paar aastat tagasi sellest samast toetussummast sai võib-olla toetada 6 projekti, siis praegu ainult 4. Et see kindlasti tahaksime toetada rohkem, kui praegu on võimalik, aga nagu isegi teate, olukord, ajad on keeruline. Ja tegelikult sama ka nende terminitöö toetuste puhul, et kindlasti tahaksime seda tööd, väärtuslikku tööd hinnata ka rahalises mõttes nii, nagu see seda väärt on, aga et need toetuste suurused on püsinud siin mõnda aega samal tasemel, aga positiivne vähemalt praegu on see, et nende programmide toetussummasid ei ole vähemalt siin viimaste kärbete valguses kuidagi vähendatud, et vähemalt on jäänud samale tasemele, et see on tore. Aga on teil küsimusi? Ja palun, Anto. Olen tõesti jätkuvalt Anto. Üks küsimus õpikute kohta ja üks kompleks küsimus terminite kohta. Õpikute kohta, kuidas ikkagi hinnata seda terminite ühtlust,
olukorras, kus õpikut ennast veel ei ole või tegelikkuses ongi niimoodi, et tulevad juba valmis õpikuga ja siis te osutate riigi abi neile ebaseaduslikku? Ei, nii ei ole. Et esmalt tuleb kavand. Kavandis peab olema, kui on see taotlemine, siis peab olema kavand ja kavandis peab olema näha kogu õpiku struktuur, et mis seal tulevases õpikus hakkab olema. Ja seal peab olema ka juba näidispeatükk, kus peab olema siis tegelikult näidispeatükk peab ikkagi olema juba selline valmis ja tekst, et mitte lihtsalt mingisugused fragmendid. Et see on siis üks koht, kus antakse tagasisidet ja kui me oleme nüüd otsustanud seda õpikut toetada, õpik on valmis saanud, siis tuleb talle uuesti 2 retsensiooni. Tehakse uuesti retsenseerimine ja siis on juba valmis õpik ja siis selle valmis õpiku retsensendid näevad seda tervikut õpikus läbivalt, erinevaid termineid ja siis nad annavad samuti tagasisidet, mida siis see õpiku autor peab arvesse võtma. Ehk siis raha saabub alles siis, kui protseduur on lõppenud? Ei, nad selle toetussumma saavad tegelikult kätte kohe ikkagi, kui nad hakkavad õpikut tegema, aga kui näiteks ilmneb nüüd, et ta mingil põhjusel ei vasta näiteks nendele kriteeriumitele, mis me oleme seadnud, või näiteks retsensendid ütlevad, et ei, see ei kõlba kuhugi, sellist olukorda ei ole olnud, aga et siis tegelikult meil on võimalus see toetus tagasi küsida, et selles mõttes, et kui me oleme teinud otsused, palun, me anname nüüd toetust nii palju, koostage õpik, siis see õpiku koostajad võtavad ka vastutuse, et jah, ma järgin neid ja neid nõudeid. Ja siis terminite kohta, et eks ole, meil on jätkuvalt see olukord, kus sõnaveebis on kõike muud, aga IT-termineid ei ole seal kohe absoluutselt mitte. Ja selle olukorra üks jätkuv põhjus on see, et vaadake terminite puhul eestikeelsete terminite puhul mitte selles ei ole küsimus, et seda terminit ei oleks, et sealt setu murdest midagi ikka leiab või ütleme, need on väga, väga vähesed juhud, kus üldse midagi ei ole. Aga otse vastupidi on väga tüüpiline, et see termin tuleb mingist teisest keelest ja siis igal koolkonnal on omad variandid. Ja üks põhjusi, miks seda IT teie juures siiamaani ei ole ja pole ka näha, et ta sinna saabuma hakkaks, on see, et arbitraas on puudu. Ainuke arbitraas on see, et tullakse kokku ja siis lihtsalt niimoodi majoritaarse hääletusega otsustatakse, mis toimub. Ja sinna juurde käib muidugi see küsimuse teine pool, et terminivara loomine nii-öelda selle mis selle crowdsourcingu eestikeelne vaste nüüd oligi? No talguhanke teel. Talguhanke teel. Et see on muidugi huvitav idee ja kogust saab kindlasti, aga kuidas me lahendame need mured, kuidas näiteks kvaliteedistandardites nüüd managementi puhul selle juhtimise ja halduse vahekorraga on, et kas ässitame nad mõõkadega kokku ja siis, kes ellu jääb, selle oma jääb peale või et IT-alal on sellised koledaid konflikte väga palju, muide AI-ga tuleb neid praegu väga, väga palju juurde, et on teil järsku mingeid positiivseid plaane, kuidas seda latti natukene tõsta sealt siis nende rohujuure tasandi amatööridest pisut kõrgemale ja kui tõesti tulevad kohale doktorikraadiga inimesed, kes muidugi selle ala taustu ja ajalugusid ei tunne, võtame näiteks selle kole sõna osutama. Kui ma osutan kaupa, siis tähendab see ühte asja. Kui ma osutan teenust, tule jumal appi, tähendab see hoopis teist asja. Ja kes see nüüd lõpuks maha istub ja selle osutamise meil käibest välja viib? Et on teil mingeid positiivseid ideid? Aitäh! See on ka üks põhjus, miks ma ütlesin, et me soosime sellist termini tööd, mida tehakse komisjoni vormis. Et sinna komisjoni võikski just kokku saada need erinevad eksperdid, kes omavahel vaidlevad selgeks need, sest ega meil ka väljapoolt minnes on väga keeruline öelda, et vot te nüüd ikkagi IT-s peaksite kasutama seda sellises või sellises tähenduses. Ja ma ei tea, vähemalt see management, mulle tundub, et see ei ole isegi ainult mitte IT-s, vaid see on tegelikult päris paljudes muudes valdkondades ka. Ja mulle tundub, et sellistel juhtudel ilmselt peaks kaaluma seda, et ikkagi lisada sinna selle termini kirja juurde ka see valdkonna info, et näiteks, ma ei tea, selles valdkonnas tõlgitakse seda nii, selles valdkonnas naa. Lähme see hästi konkreetseks. Haridusministeeriumis on 2 erinevat osakonda, kõrgharidus eraldi, keskeri eraldi.
ühes on pädevus, mis tähendab seda, mida sa teha oskad ja kompetents tähendab seda, mis võim sulle kätte on antud ja teises vastupidi, ma tõesti ei mäleta kummas sellest on 1,5 aastat tagasi. Kas te selle olukorraga olete midagi teinud või on midagi teha sellega? Aitäh! Ma kuulen esimest korda sellest murest, aga võtan kaasa ja hakkan uurima, et kuidas neil on siis need 2 osakonnas vahetusse läinud need. Ja palun järgmine küsimus. Mulle on niisugune küsimus. Ma arvan, et te olete sellega ka juba tuttav. Ma olen selle küsimuse teile korraga esitanud. Ma olen osalenud nii kõrgkooliõpiku programmis õpiku koostajana, ekspertkomisjoni liikmena, ka juhtkomitees, samuti Termini programmis toetuste saaja, vähemalt 5 aastat, nii kaua kui Ekilex teguseb. Minu küsimus on selles, et kui me vaatame kõrgkooliõpikute programmi, siis üks on toetuse jagamine ja teine on tunnustamine. Aga Terminide osas on ainult toestajate jagamine. Seal on ligi 80 Termini komisjoni, valdkondi oli poole rohkem, aga tunnustamist seal ei ole. Miks ei käsitleta neid võrdselt, ei kohelda? See on väga hea tähelepanek, et mina ise nende programmide väljatöötamise juures ei ole olnud, aga nagu te võib-olla märkasite, siis need programmid peagi 2 aasta pärast saavad läbi, et see on kindlasti väga hea mõte tegelikult ka Termini töö puhul võtta kaasa see mõte, et mina olen igati 2 käega selle poolt, et ma tea, on ta siis aasta Termin või aasta Termini komisjon või aasta Termini sündmus, kindlasti see on väga, väga väärt mõte, aitäh! Minul on selline kommentaar üleüldine. Viimasel ajal on väga sageli kuulda, kuidas Kristina Kallas räägib pidevalt tasuta asjadest. Ja teil olid siin ka tasuta õpikud. Et üks ministeerium peaks väljendama ennast täpsemalt. Tasuta asju ei ole olemas. Tasuta jutt on ikkagi poliitpropagandism. Et seda tuleks sõnastada kuidagi teisiti, et ehk aitate ja pistate ministrit selles osas. Ja võtan selle ja neid mõttega tasuta õpikuid ehk ka ei oleks siin vaja, ma ei tea, kas see on siis riiklikult doteeritud või ma ei tea, millisel muul viisil, aga see tasuta sõna ei peaks olema. Ma ei rääkinud mitte tasuta õpikutest, vaid et õpik peab olema tasuta kättesaadav. Tasuta kättesaadav on sama asi, keegi maksab selle eest, et see oleks kättesaadav. Lugejale tasuta. No ei ole tasuta. Maksumaksja, see on meie kõigi raha. Ja lihtsalt ministeeriumi dokumendid ja minister peaksid olema täpsemad oma sõnakasutuses. Selge. Tänan. Aitäh. Aga kui siit edasi minna sellise vabalt kättesaadava sisu juurde, siis küsiks selle kohta, et mis peaks juhtuma, et ministeeriumi huviorbiiti tõuseks ka Wikipedia, kui üks siuke võimalik keskkond oskussõnade laiema ringi inimesteni viimiseks? Wikipedia absoluutselt ju on olnud meie ministeeriumi vaateväljas, ei saa ju seda öelda, et ju alles möödunud aastal lõppes ju pikaaegne partnerlus Wikipediaga, et seda ei saa öelda, et see meie huviorbiidis ei ole olnud. Lihtsalt kui möödunud aastal oli uus partnerlus partnerite valik, siis tuli teha ühed ja teised valikud, jah. Ja Keeletoimetajate Liidu kaudu me jätkuvalt Wikipedia keeletoimetamistalguid toetame, nii et kindlasti ei saa seda öelda, et Wikipedia kuidagi ei oleks ministeeriumi huviorbiidis, töötame kõiki jõudu mööda. Lihtsalt küsimus, et kas seda saab kuidagi sisse viia ka kõrgkooli õpikute tegevusse, et just selle e-tutustava osaga, kus on siis asjade kättesaadavaks muutmine veebikeskkonnas? Praegusel juhul ta vähemalt selle programmi alla ei mahu, kuna siin me räägime väga selgelt kõrgkooli õpikutest, mida meil on isegi defineeritud, mida me selle kõrgkooli õpiku all silmas peame, et Wikipedia keskkond kui selline, et ta sinna selle definitsiooni alla ei mahu, seetõttu ka sealt programmist seda toetada ei saa, aga edaspidi oleme valmis diskussioonideks muidugi. Nii, üks küsimus tuleb veel Peebult. Ja aitäh, Helin, selle ülevaate eest.
nagu sealt välja tuli, on meil kahjuks olukord, kus ministeerium ei tea täpselt, kui palju tema raha eest kõrgkooli õpikuid on tehtud, et rakendusasutused on vahetunud, aga kas seda asja ei saaks kuidagi korda ajada, et on küll Eesti Keele Instituudi võrgukodus olemas mingisugune loend ilmunud kõrgkooli õpikutest, aga see ei paista olevat täielik. Üks, mis mulle kohe silma torkas hiljuti sirvides, et sealt on isegi viimastest aastatest puudu nüüd aastal 2020 minu meelest ilmus õpik, kuidas mõista andmestunud maailma, mis sai ka parima kõrgkooli õpiku auhinna ja seda ma sealt nimekirjast ei leidnud ja küllap seal on teisigi veel. Et kuidas seda olukorda parandada, peaks mõne bibliograafi appi kutsuma näiteks. Ei, kindlasti tegelikult need andmed on olemas alates Harnost ja Harno eelkäijatest. Lihtsalt minul ei olnud sellele, kuna need andmed on EKIs, minul ei olnud sellele lihtsalt nii kiiresti ligipääsu, et ma saaksin selle ettekande jaoks need andmed välja küsida, et need andmed on olemas. Aga põhjus, miks need võib-olla ei ole kõik sinna kodulehele jõudnud või kui mõni on kadunud, need on ilmselt tehnilised apsakad, et see täielik nimekiri on muidugi EKIs olemas ja ma usun, et jõudumööda saab ka need varasemad EKI-eelsed asjad sinna vast jõudumööda üles täheldatud ka sinna. Aga nagu ma ütlesin, just EKI-st vaatasin seda nimekirja ja 5 aastat tagasi ilmunud õpikut ei olnud seal. Ma usun, et see on mingisugune tehniline apsakas. Aga teine küsimus oli, mis puudutab neid valdkondlikke komisjone ja retsensente, et tuleb välja siis, et selleks, et õpikus oleks otstarbekas terminivara, mida on järjekindlalt kasutatud, peavad need valdkonnakomisjonid ja retsensendid samuti olema asjatundjad nii selles valdkonnas kui ka terminiteaduses. Kuidas see õnnestub, kuidas see seni on õnnestunud? Pigem ikkagi retsensendid on need, kes peavad olema eksperdid, et kuna näiteks kui mõtleme sotsiaalvaldkonna peale, neid erinevaid harusid on seal päris mitu, siis need 2 retsensenti on need, kes on ikkagi konkreetselt selle valdkonna teemas spetsialistid, kes oskavad seda termini kasutust hinnata. Ja ma vähemalt tahaks küll loota, et meie kõrgharidus on sellisel tasemel, et kui inimene on selle valdkonna ekspert, siis ta suudab ka seda termini kasutust hinnata. Et see termini kasutuse hindamine on retsensentide pärusmaa olnud. Kuna teatavasti meie ülikoolides eriti terminiteadust ei õpetata, siis ma julgen sügavalt kahelda selles elukogemuse põhjal ja siin on teisi, kes noogutavad, et erialade sisesi on koolkondi ja ühe kabineti teadlane ühes ülikoolis võib arvata ühtemoodi ja teine teistmoodi, aga neil ei ole seda ühtset terminiteaduslikku alust, mille järgi hinnata, kas termin on otstarbekas kõigi nende kriteeriumide järgi, mis on olulised. Et see on ka üks koht, kus peaks võib-olla edaspidi mõtlema, et kuidas seda paremaks teha. Jah, vähemalt seni me ei ole kuulda olnud, et retsensendid ja autorid oleks omavahel põhjalikult tülli läinud termini kasutuse teemal, et vähemalt seni ei ole seda tagasisidet saanud. Seal taga on veel üks küsimus. Aitäh, ma jätkan õpikute avatud juurdepääsuga publitseerimise teemal. Huvi pärast küsin, et kuna programm iseenesest on valmis toetama ka õpikute tõlkimist, aga tõlkimine tavaliselt tähendab muuhulgas seda, et tuleb hankida originaali autoriõigused. Et kui palju on praeguseks ja kas üldse ilmunud tegelikult tõlgitud õpikuid siis avatud juurdepääsuga? On teil infot? Ma peast ei oska seda öelda, aga selles mõttes tõesti, et programmi toel on võimalik taotleda ka õpikke tõlkida, et on võimalik see litsents osta. Neid on olnud küll mitte väga palju, aga ma kahjuks peast statistikat ei oska öelda.
et siin jah, lihtsalt tekib see vastuolu, et selleks peab juba ka originaali autor olema nõus, et tema teost levitatakse avatud litsentsiga. Et see võib-olla... Ei, absoluutselt, et selles mõttes see programmi eeldus ja põhimõte ongi see, et kui tõlkija soovib või autor soovib õpikut tõlkida, siis ta peab veenduma, et selle programmi toetamise tingimused on kooskõlas nende litsentsidega, et see on tõesti oluline. Jah, just. Ja, mul küsimus või kommentaar just nimelt selle eelmise mõttelõnga või mõttelõime jätkuks, et sellepärast me soovitamegi inimestel teha, siis moodustada komisjone, et seal arutataksegi need asjad selgeks. Ja noh, ütleme, et võib-olla on illusioon, et alati kõik selgeks saab, aga ütleme, siin on ka natukene, ma väidan, sellele võib kindlasti vastu vaielda, aga väitlus- ja arutelukultuuri küsimus. Et näiteks meie oleme ikkagi saanud riigikaitses ja mitte tugevama õigusega, vaid ikkagi lõpuks üsna konsensuslikult neid asju lõpuks arutatud. See on üks asi ja teine asi, mida ma tahtsin kommenteerida, on see rahastuse teema, et ma ei saa kommenteerimata jätta seda, et tegelikult võib, vabandust, võõrsõna pärast slängiliselt väljendumast, aga selle rahastusega on nii, on ju piiratud ressursid ja nii edasi, aga ma arvan ja minu praktika ütleb seda, et terminitöö on hästi suuresti motivatsiooni küsimus, et samas muidugi ei saa öelda või arvata seda, et inimesed peaks tegema seda ainult motivatsiooni korras, seda tööd, et kindlasti oleks hea, kui see riik seda väärtustaks. Aga ma tahaksin just nimelt esile tõsta praegu enda meeskonda, kes on alates 2017. aastat teinud seda tööd põhimõtteliselt ainult minu kookide pinnalt ja entusiasmi pinnalt, et kummutada arusaam, et riigikaitses raha voolab, ei ole niimoodi. Ja tegu on kõrgemate ohvitseridega, et niimoodi on võimalik ka teha, mis ei tähenda, et see peaks olema tavaline praktika. Et kindlasti ei peaks olema tavaline praktika, aga lihtsalt rõhutus see, et keda huvitab see teema, selle see motivatsioon on väga oluline, et isegi kui käskirjaga on kedagi kuhugi komisjoni määratud näiteks ja ta saab sellest raha, siis kui tal ei ole seda tulukest, siis ta seda tööd lihtsalt ei tee, et seda on ka minu praktika 20 aasta jooksul näidanud väga selgesti. Ja ma olen täiesti nõus sellega, aga eks siin ongi siis lõpuks kaalumiskoht, et kas me otsustame, et me toetame mingeid komisjone suurema summaga, kes tunnevad, et see on vääriline tasu ja siis ilmselt tekib olukord, kus meil jääb hulk komisjone, kes ei saa üldse toetust või me toetame kõiki natukesega, et me oleme praegu valinud selle töö, et saada võimalikult paljude erinevate valdkondade terminoloogiat, et see paneks muidu meid olukorda, kus me peame hakkama otsustama, et see valdkond on oluline ja see valdkond ei ole ja see võib olla teistpidi liiga teha, et eks see on selline raske koht, ma olen täiesti nõus, et muidugi oleks tore, kui oleks võimalik maksta kõigile ja väärilist tasu, aga need on lihtsalt need olukorrad, mis praegu on. Ja ma lihtsalt ütlen, et meid ei ole kuidagi välja jäetud, lihtsalt ma ise ei ole, kuna ma kuulun ka sinna juhtkomiteesse, siis ma ei ole ise seda taotlenud. Et ei tunne ennast selle koha peal niimoodi kuidagi alarahastatuna selle koha pealt, et jah, et ma arvan, et see on igal juhul õiglasem variant, kui öelda, et ühte asja on vaja, teist ei ole, seda ei ole võimalik lihtsalt teha. Et seda ei ole võimalik teha Eesti keele ja väiksuse ja selle termini arenduse ja selle taseme kontekstis, kus me praegu oleme. No nii, suur tänu osalejatele elava vestluse eest ja veel suurem tänu Elinile siis kõikide nende vastuste eest ja hakkame vaikselt siis liikuma meie päeva lõpupoole. Aitäh sulle! Aitäh! Ja